ma jagan teiega seda, mida Jumal mulle on õpetanud. Ja võib-olla nii mõnigi nendest asjadest on teile tuttavad, sest mina olen uurinud siis nüüd järjest Pauluse kirja efeslastele. Ja natukene siis tutvustuseks, Paulus on Kristuse apostel, kelle Kristus ise kutsus. Ja Paulus tutvus Efesose kogudusega siis, kui ta käis missioonireisidel ja ta sattus Efesose linna ja hakkas seal kuulutama evangeeliumi. Ja ta läks sinna koolidesse õpetama ja aastaid ta tegi seal imesid, tervendas inimesi, kuulutas ja kogus Kristusele järgijaid, kuni lõpuks tuli suur vastuseis talle ja ta pidi minema järgmisesse kohta. Ja siis aastad hiljem ta sattus vanglasse Rooma riigis ja Roomas vangis olles ta kirjutab siis selle samale Efesose linnas olevatele usklikele üle linna kirja. Ja see on siis see, mida mina uurisin, seda sama kirja. Nüüd, et teil oleks natukene kergem, siis ma eelistaks, kui teil oleks kas endal ka piiblid olemas, mida te saate lahti võtta. Kui te pigem nagu hea meelega lihtsalt kuulate ja pärast ise kodus järgi vaatate, siis võite seda ka teha. Aga tihtipeale ma olen näinud, et kui sa tahad, et mingi sõnum sulle nagu kinnistuks või et sa saad kuskil oma märkmeid kirjutada ja midagi panna, et kuule, see on uus asi, mida ma olen kuulnud, siis teil on see võimalus. Ja uue informatsiooniga on see ka, et kui te isegi täna siit midagi uut ei saa, siis täname kõik Jumalat selle eest, et Jumal on meile avaldanud kõigile seda sama informatsiooni, mida mullegi. Ja see on kinnituseks seda, et mida me oleme õppinud ja uurinud, et see on tõsi. Nii et igal juhul on teil ülistust kui palju, kas sellest, et Jumal õpetab teile midagi uut, mida ta on mullegi jaganud, või ta kinnitab teile kõigile seda sama usku, mida tema on mulle kinnitanud siis läbi teie teadmiste. Ja efeslastele kiri on selline huvitav kiri, mida Meeri siin juba ka rääkis, et on selline hästi ülistav ja ta on selline positiivne, aga sellel kirjal on keskne mõte. Ja selleks keskseks mõtteks on kogudus ja ühtsus. Nii et kui me nüüd uurime siin järjest, siis peame seda meeles. Ja ma panen endale taimeri teie hea oluks, et asi liiga pikaks ega kaugele ei läheks. Nii et me vaatame, kui kaugele me jõuame. Ja kui meil mingi hetk saab aeg otsa, siis ma küsin teilt, et kas te olete valmis ja tahtlikud jätkama või siis tulete teinekord minu ka vestlema, et saate ülejäänud informatsiooni osa. Aga võib-olla meil läheb see nii ruttu, et me jõuame ilusti 20 minutiga kõik asjad kaetud. Ma tahtsin alustada kohe kõige esimesest peatükist, aga enne kui ma lähen esimesse peatükki, ma hüppan teiega koos kõik 3. peatükki, sest seal ütleb Paulus midagi väga olulist, mis mingis mõttes illustreerib ja muudab ka esimese peatüki sõnumi meile natukene selgemaks ja erilisemaks. Nimelt Paulus ütleb 3. peatükis kohe päris alguses 3. salmis. Jumal on mulle ilmutuse kaudu teatanud saladuse, nagu ma eespool lühidalt kirjutasin. Nii et Efesose kirjas on avaldatud kõigile saladus. Ja nüüd ma unustasin ühe asja teile mainida. See kiri on kirjutatud paganatele. Ja nagu meil siin õpetutüki tunnis ka juba katsime, siis paganad olid mitte juudi rahvas. Nii et miks on see kiri meile oluline? Sellepärast, et kas see meeldib meile või mitte, me oleme kõik paganad. Vähemalt nagu juudi arusaama järgi või see, kellele Paulus seda sõnumit kirjutab, meie oleksime olnud need inimesed, kellele see kiri on kirjutatud. Ja kui Paulus ütleb, et Jumal on andnud talle saladuse ja ta tahab avaldada seda saladust Efesuse rahvale, siis see saladus on ka meile. Ja kui esimeses peatükis ta hakkab siis sellest samast saladusest rääkima. Ja minu meelest see on nii huvitav, et terve see esimene peatükk ta ülistab Jumalat selle Jumala armu, päästva väe ja armastuse pärast, mis inimesi päästab. Ja kui ta seda ülistust teeb, kui ta räägib Jumala päästast väest, siis ta toob välja Jumala, ta toob välja Kristuse
ja kõige lõpus või seal keskepoole ta toob isegi välja Jumala püha vaimu. Ja mõtlesin, et ma loen teile ühe salmi siit esimesest peatükist 13 ja 14. Okei, 2 salmi, vabandust. Temas olete ka teie sellest ajast peale, temas ehk siis Jumalas olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõe sõna oma päästevangeeliumist ehk mida Kristus on meie jaoks teinud. Ja kellest teiegi saanud usklikuks, olete kinnitatud tõotatud püha vaimu pitseriga. Selle vaimu, kes on meie pärandi tagatis omandi lunastamiseni tema kirkuse kiituseks. Nii et Jumal pühendas kogu oma olemuse, Kristuse, püha vaimu ja iseenda selleks, et päästa kogu rahvast. Ja et päästa paganaid ehk siis neid sama Efesuse linna elanikke. Ja sellel päästva töö mõjul ta räägib veel edasi siis esimese peatüki lõpupoole, et see sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. Ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele. Miks on see salm oluline? On sellepärast, et see räägib väga huvitavalt, kuidas Jumala päästev vägi on koguduse käes ja kogudus on loodud läbi selle Jumala päästva väe, mis on meile kõigile saadaval kui inimesed, kes otsivad Kristust. Nii et kokkuvõtvalt siis esimene peatükk tutvustab meile seda, kuidas Jumal oma terve olemusega tahab meid kõiki päästa ja seesama Kristuse päästev vägi, mis valitseb kõige üle, on antud siis kogudusele selleks, et kogudust kokku siduda ja koguduses tegutseda. Ja teises peatükis ta jätkab seda natukene sedasama teemat, aga nüüd ta koondub veel täpsemalt veel just Efesose inimeste poole. Sest ta ütleb, ja Jumal, seesama Jumal, kes kogu oma olemuses tahtis päästa inimesi, on ka teid elavaks teinud, kes te olite surnud oma üleastumises ja pattudes. Ta tuletab siin meelde, et iga inimene siin saalis, me oleme olnud surnud ja pattused, me oleme olnud katkised ja kadunud. Aga Jumal tahab meid teha elavaks. Ja temas on see elavdav vägi, see sama vägi, mis paneb kohtu kogudusi, mis äratas Kristuse surnust üles, mis pani Kristuse valitsema kõige üle. See sama vägi saab meid teha elavaks, nagu ta on teinud Kristuse elavaks. Ja siis, kui me liigume mööda teist peatükki edasi, te võite seal ise omal ajal nagu täpsemalt lugeda, siis selle vahel on kõik igasugused huvitavad detailid. Aga teise peatüki lõpus ta kuulutab siis paganatele rõõmusõnumit. See ütleb, Jumal on saanud teid elavaks teha ja ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, kaugel olijaile ja rahu lähedal olijaile. Sest tema läbi on meil mõlemal ühes ainsas vaimus ligipääs isa juurde. Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Tema, kelles kogu hoone kokku liidetuna kasvab pühaks templiks issandas. Ja ta rõhutab siin seda, et tema tegi teid elavaks. Aga ta ei teinud teid ainult elavaks, vaid see eraldatud Jumala rahvas, kellest me kogu aeg oleme kuulnud, kellel on Jumala väele eriline ligipääs. Nüüd olete teie osa sellest rahvast. Meie oleme nüüd osa Jumala rahvast. Meie oleme nüüd Jumala rahvas. Ja läbi vaimu on meil nüüd selle ühise rahvana ligipääs Jumala juurde. Nii et meil on otsetee Jumalani, kellel on kogu vägi maailmas. Ja ta ütleb, et ta liidab meid kokku ühiseks templiks. Ja samamoodi nagu esimeses peatükis ta toob selle kokku, et Kristus on meie pea, nagu et kogudus on justkui keha, siis teise peatüki ta lõpetab selle mõttega, et kogudus on justkui Jumala koda, Jumalaga tempel ja Jumal toob inimesed kokku. Kõik inimesed, keda ta üksikult päästab, ta toob kokku koguduseks. Ja kui ta meid päästab, siis meist saab kogudus.
Nii et me tavaliselt individualistlikus maailmas, miks see minu jaoks oluline oli, on see, et me mõtleme, et miks mul seda kogudust vaja on. Mina usun üksi oma asja, ma palvetan, ma loen piiblit ja mul ei ole ju kogudust vaja või nagu mul ei ole ju vaja käia kirikus või. Aga Jumal ütleb see, et kui Jumal päästis, siis tema kogus inimesed kokku ja ta tegi need kogukonnaks. Ta tegi need ühiseks templiks, ta tegi need Kristuse kehaks. Me oleme mõeldud olema selleks, et tulla kokku usklikena. Aga siis me liigume jälle tagasi sinna samasse 3. peatükkisi, millega me alustasime. Esiteks toobki, et meie kui paganad oleme nüüd üks Jumalaga. Me oleme nüüd üks Kristusega ja Jumala rahva kaaspärijatega. Ja Paulus siin avaldab siis tänu sellest, et kuule, et minul on olnud see au avaldada see saladus teile. Te ei ole enam eraldatud Jumalast, te ei ole enam lahutatud, te ei ole kuskile kõrvale jäetud või hüljatud. Nüüd te olete koos Jumalaga ja see oli Jumala plaan algusest peale. Mitte kunagi ta ei tahtnud inimesi hüljata, vaid ta tahtis neid koguda enda juurde. Ja siis ta ütleb midagi ääretult olulist. 1. ja 2. peatükis ta tahab meile kohale viia selle, et me oleme kogukond, meid on kokku toodud, me oleme kogudus. Ja see kogudus, sellele kogudusele on nüüd edasi antud see sama saladus. Meile on antud see sama saladus. Jumal tahab meid enda juurde. Ta tahab liita meid oma rahvaks ja ta tahab, et kõik teised ka saaksid tema rahvaks. Ta ei taha mitte kedagi lahutada ja jätta kõrvale. Ja koguduse ülesanne on kuulutada seda saladust. Nii saab nüüd Jumala mitmekülgne tarkus teatavaks koguduse kaudu, see on siis 3. peatükk 10. salm, koguduse kaudu taevastele valitsustele ja meelevaldadele. Nii et koguduse ülesanne on kuulutada Jumala tarkust, Jumala armu ja Jumala päästet tervele universumile. Meie oleme see sõnum, mis avaldab Jumala olemuse ja Jumala armastava saladuse. Ja sellepärast, et kogudusele on nii suur ülesanne, lisab Paulus 3. peatükis ka lõppu ühe palve. Ja ta palvetab siin, et kõik paganad, ehk siis ka meie kaasa arvatud, kui me räägime siin, siis alati mõtleme, et tegelikult see sõnum on justkui otse meile. Et kui enamus piiblist on selline, et no vaatame see ajaloolist konteksti ja mõtleme, et kui meie oleks selle ajal, mida see siis tähendaks. Aga siin reaalselt on kiri paganatele, kes oleme meie, kes räägib kogudusest, kes oleme ka meie. Nii et me saame peaaegu suht üheselt seda enda ellu rakendada ja kuulata, mida Jumalal on läbi Pauluse meile kõigile öelda. Ja siis Paulus palvetab meie pärast ja ta ütleb, et sellepärast ma põlvitan isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime, et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest. Ta palub, et see kogudus, kellel on see suur saladus, see suur missioon täita, et me oleksime tugevad Jumalas. Et meis oleks see Jumala armastus, nii nagu me täna õppetükis rääkisime, sest 3. peatükk oli meie tänane uurimise teema. Ja seda te võib-olla siis teaksite ka kõige lähemalt. Ja ta paneb hästi palju rõhku sellele. Nii et me oleksime võimelised siis ära tundma Jumala armastust, sellesse juurduma ja ise samamoodi armastama. Ja siin me tegelikult natukene näeme ka juba tugevamalt seda, et kui sa ise loed nüüd seda Efesuse kirja pärast tänast päeva uuesti enda jaoks, siis pange tähele, et ta igas salmis vähemalt mingi nurga alt toob sisse kurjuse väe. 1. peatükis oli, et Jeesus on pandud igasuguse võimu ja meelevalla. 2. peatükis oli ka natuke sisse tanud ja 3. peatükis samamoodi, et me oleksime tugevad armastuses ja et me ei kaotaks sihti. Et ta nagu igas värgis ta natukene tilgutab seda, et on millegi vastu võidelda, on mingi kurjus, mis mõjutab inimesi enda ümber. Ja 4. peatükis Paulus kutsub meid kõiki ülesse selle kutsumuse vääriliseks olema, ehk siis Jumala kogudus olema. Nii et kui me mõtleme, et kuni 1. 3. siis ta ehitab üles seda
kogudust ja kui väärtuslik kogudus on ja kui see, kuidas sellel on missioon ja mida on kõik päästetud selleks missiooniks. Ja me saame kuulutada missiooni, me saame väge ja jõudu Jumalalt selle missiooni täitmiseks. Ja siis ütleb, ja sellepärast, et te olete kogudus, sellepärast, et te olete päästetud, sellepärast, et Jumal on sidunud teid oma rahvaga. Nüüd on ka meil mingi kohustus ja see võib-olla on siis natukene rohkem juba neile, kes on ennast pühendanud kogudusele. Aga see on ka sõnum neile, kes veel ennast kogudusele pühendanud ei ole, sellepärast, et ta räägib siin, milline on vana elu ja milline uus elu. Nimelt ütles, et me elaksime siis selle koguduse kutse väärilisena. Et ütleb, kogudus peaks olema esiteks üks. Meil peaks olema üks ihu, üks vaim, üks lootus, üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal. Ja ta läheb edasi muud üks järjest läheb nagu, et selle mõte on see, et ühtsus. Kogudus peaks olema ühtne. See ei ole ainult see, kuidas mina tahan, mida mulle meeldib. Ma teen nii, nagu mina tahan oma nagu selle koguduse keskel, vaid me peaksime saama üheks. See ei tähenda, et me oleme ühesugused, vaid me peaksime saama üheks, sest ta räägib ja selles ühtsuses Paulust välja on erinevused. Ja need erinevused on ääretult olulised, sest kõik need erinevad annid, mis ta on välja toonud 11. salmis 4. peatükis. Ta ütleb, tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks, õpetajaks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuna meie kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täishea mõõtu mööda, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada. Jälle seesama, nagu te märkasite, kurjus on jälle natuke sisse toodud, et mingi värk seal toimub. Vaid et me tõtt rääkides, armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea Kristus. Nii et see ühtsus ja need erinevad annid, sellel on kõigil oma roll. Kui me oleme ühtsed oma erinevate andidega, kui me toetame üksteist oma erilisusega, siis see ühtsus aitab meil esiteks saada koguduseks. Kui me tuleme kokku oma erinevustega, siis meist saab kogudus. Ja seesama ühtsus kaitseb meid pettuse eest, mis maailmas laialt levib ja mida saatan kogu aeg inimestele kuulutab, kuidas võiks elada või mida veel võiks kõike teha. Ütleb, kui me tuleme kokku, me oleme üks kogudus, oma erinevustega me saame toetada seda ja kaitsta üksteist igasuguse pettuse eest. Ja me saame kasvada tões ja üksteist üles tõsta tões. Ja ta toob siia lõppu juurde, et meie ühtsus aitab meil õppida tundma Kristust. Nii et selles koguduse ühtsuses on midagi, mis õpetab meile, kes on Kristus ja kuidas Kristus on ja aitab meil Kristuses ka püsida. Ja sellepärast on ka usklik kogukond ääretult oluline. Nüüd jälle, esimene nõue siis kogudusele või selline nõuanne, et kuidas kogudus peaks olema, on ühtsus. Ja siis ta läheb natukene isiklikumal tasemele. Et mida siis iga indiviid selles ühtses koguduses, millele tema peab rõhku panema. Ja see tuleb siis, algab seal umbes 4. peatüki teisest poolest, 17. salmist, kus Paulus ütleb, ma ütlen seda nüüd ja tunnistan issandas, et keegi teist ei elaks enam nii, nagu paganad elavad oma tühises meeles, olles oma mõtlemisega sattunud pimedusse ning võõrdunud Jumala elust neis oleva teadmatuse ja südame paadumise tõttu. Teil tuleb jätta oma endise eluviisi, ma läksin siis 22. salmi, endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes ning saada uueks oma mõttelaadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses. Ja samamoodi toob siin 2 poolt. Enne Kristust elab inimene pimeduses, maailmapettuses, isekuses. Ja ta hakkab siin läbi terve poole 4. kuni 5. salmi jooksul. Ta siis toob välja erinevad erinevused, milline on siis inimene
ilma Kristuseta ja mida annab siis elu Kristuses või millised me peaksime olema siis, kui me oleme koguduses ja osa Jumala rahvast. Vana inimesena on meis pimedus. Me oleme vihalapsed ja meis valitseb viha. Meis valitsevad valed, vargus, kriitika, kättemaks, hoorus, riivatus, lõõpimine ja joobumine või siis joovastus. Või siis originaalkeelest räägiks siis nagu purjus olemisest põhimõtteliselt. Nüüd paralleeliks ütles, pimeduse asemel olge valgus, viha asemel olge rahu, valede asemel olge tõde, varastamise asemel hakake tööle ja jagage seda, mis teil on. Nii et andke ära, mitte ärge võtke. Kriitika ja igasuguse lõõpimise asemel julgustage, kättemaksu asemel andestage ja hooruse ja riivatuse ja kurjuse asemel olgu teist tänu ja enesekontroll. Ja joobumise asemel või purju jäämise asemel täitku teid püha vaim. Ja siis on huvitav, sest kui sa mõtled, nii, mida see tähendab, et püha vaim on meid täitnud? Milles see väljendub? Milles peaks koguduses väljendama püha vaime täitmine? See huvitav, et sina tõid vaimuandid kõik esile, sest mujal piiblis räägib nagu vaimuandidest, aga siin Paulus justkui paneb teistsuguse rõhu veel, et mida püha vaimuga täitmine koguduses tähendab. Ja 5. peatükk, 19 salmi, kui me joome siis natukene 18. salmist alates, ja järge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu. Lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule. Lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega issandale. Tänades alati Jumalat ja isa meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Alistuge üksteisele Kristuse kartuses. Ja siis ta läheb sealt edasi näite juurde. Nii et mida tähendab olla täidetud püha vaimuga koguduses? Laulmine. Ja kusjuures ta pani seda laulmist nagu mitme rõhuga, et laulge ülistuslaulge, laulge hümne, laulge psalme, neid sõnumid, mida piibel on andnud ja mängige pilli ja tehke seda kogu südamega Jumalale. Ja siis teiseks ta ütleb, olge tänumeelsed, täitku teie süda alati tänu issandale kõigest, mis teil on, mis teil elus on, selle ühtsuse eest, elu eest, tänage issandat. Ja siis kolmandaks on vaimu täis elu, tähendab ka seda, et me oleme valmis üksteisele alistuma. Ja siis ta toob siin nagu näiteid selle alistumise kohta, aga see on, et me oleme valmis üksteist nagu ennast ära andma teiste jaoks, et teisi ülestast. Nii nagu naine peaks alluma mehele ja nii kui laps peaks alluma isale. Ja samamoodi nii nagu Kristus siis vastutab meie selle alistumise eest ja hoolitseb meie eest kui koguduse pea. Nii samamoodi mees siis peab hoolitsema oma naise eest justkui nagu oma elu eest. Nii samamoodi isa peab siis hoolitsema selle lapse eest, nii nagu Kristus hoolitseb koguduse eest. Ja siis ta muidugi viib see sama näite nagu ühiskond, et nii nagu ori peab alistuma isandale, et nagu näitame seda ustavast, nii isand samamoodi peab alistuma orjale, teades, kuidas Kristus on meid kõik vabaks võidetud ja seal on nagu need näitekohad, seda saate siis ise natuke rohkem mõelda, et mis oleks siis need näited, mis tänapäeva elus seda sama alistumist meis väljenduksid või välja tooksid, et kuidas meie siis mõistame seda, et me peame alistuma üksteisele koguduses, kui püha vaim meile keskel. Me jõuame siis sinna, meie kristlik elu on ju, me peame panema uue inimese enda selge, me peame jätma maha selle, kes me olime, peame saama uueks. Me peame maha jätma selle kurjuse ja võtma vastu headuse. Aga Paulus toob siis esile selle, et meie keskel on kurjuse väed, millele tuleb vastu seista. See ei ole niisama, et kõik on lilleline ilus ja läheme läbi karjamaade. Kahjuks selle karjamaade ümber on hundid siis nii-öelda. Ja ta ütleb, pange ülle, siis see on 6. peatükk, 11. salm. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõu vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldadega ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Et me teame, siin maailmas on ka nagu füüsiline inimlik kurjus. Aga kõige salakavam on see, et meil on ka selline üleloomulik kurjus või selline
vaimne sisemine kurjus, mille vastu me peame võitlema, mis on nähtamatu, mis tuleb nii salakavalalt, et me ei saa arugi. Need on valed meie sees, mis ütlevad, kuule, aga see elu on ka okei, tee nii või tee naa. Võta endale kõik, mida sa tahad ja see kasvatab selle pimedust meie sees. Nüüd jälle ta loetleb see, et sellele on võimalik vastu seista sellele kurjusele. Ja sellele on võimalik vastu seista Jumala rüüga. Ja siis ta hakkab neid Jumala rüü nagu osasid nimetama järjest. Ja mina hüppan jälle nüüd korra natukene allapoole selles nimetuses. Ma hüppan 16. salmi, kuigi rüü algab siin 13. 16. ütles kõigepealt, sellepärast ma hüppasingi seda, kõigepealt selle rüü algusest peale, aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Nii et see kurjus, mis meie poole on suunatud, kui me võtame kätte usu Kristusesse, usu Jumalasse, siis meil on võimalik takistada kurjuse valesid meie elus, kurjuse rünnakut meie elus. Ja siis ta hakkab nimetama siin järjest. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Nii et see varustus, mida te vaikselt oma elu jooksul üles ehitate, see on selleks, et sellel kurjal päeval, kui kõik on tehtud, te jääksite püsima. Ja selleks on vaja tõevööd, õiguse soomusrüüd, evangeeliumi kuulutamise saapaid, rahust, ehk siis evangeeliumi ehk rahu kuulutamise saapad. Usukilbist me juba rääkisime. Teil on vaja päästekiivrit ja vaimumõõka ehk siis Jumala sõna. Nii et vaimumõõk on siis Jumala sõna ja need on asjad, mis aitavad meil püsida kindlana meie usus. Meil on vaja tõde, meil on vaja õigust, meil on vaja evangeeliumi rahust, meil on vaja usku, meil on vaja päästet, meil on vaja Jumala sõna. Kõik need on olulised osad Jumala rüüst. Ja ta lõpetab selle terve kirja sellega ta ütleb ja kõige lõpuks palvetage. Palvetage kogudusena, palvetage üksteise pärast, palvetage kõigi usklike pärast, kes maailmas on ja palvetage minu pärast ehk siis siin Pauluse pärast ja ma arvan, et meie võimes laiendada, palvetage kõigi pärast, kes õpetavad Jumala sõna, kes on pastorid, kes on juhid kuskil, sest nendel on see vajadus omada arukust, omada tarkust, kui nad avavad suu, et nad julgelt võiksid kuulutada evangeeliumi ja nad ise ei langeks nende samade valede lõksu. Nii et Paulus annab meile väga palju kogudusena, millest mõelda ja ka inimesena, millest mõelda, mida tähendab olla päästetud. Jätta maha see pimedus ja saatana rünnakud ja võtta vastu Jumala valgus ja saada Jumala rahvaks ja olla Jumala kaitse all.